2023. aasta järel oli selge, et suudame korraldada Euroopa tipptasemel võistlusi. Mida järgmiseks teha? Eks ikka maailma vallutada. Taotlesime maailma karikasarja etapi korraldusõigust ning kui olime selle kätte saanud, asusime plaani pidama. Võtsime eesmärgiks korraldada maailma parima discgolfi ürituse, tuues sisse mitmeid vingeid uuendusi, alates eriformaadis võistlustest, lõpetades discgolfi maailmas seninägematute tehniliste uuendustega. Ka kommunikatsioonis tulime lagedale mitmete uute lahendustega. Esitasime videoseerias väljakutsed Delfi spordiajakirjanik Abramsile, et näha, kas algajal õnnestub treeneri juhendamisel ennast põhivõistluse kvalifikatsiooni tasemel sportlaseks treenida. Pane täiega. Pane täiega nii, kuidas jaksad. Joo, see oleks väga kiirelt lõppenud. Panime Taukari ja bändipoisid korraldajatega diski mängima, et tekitada suuremat sidusust laval üles astuva staari ja meie ürituse vahel. No nii, Karlik, kuidas oli? Alguses oli algaja õnn, siis oli täielik häving ja lõpus hakkas jälle natuke tulema. Positiivne. Tegelesime kiirreageerimisega, ehk iga järgneva päeva hommikuks täitsime maailma discgolfi meedia eelmist päeva kokkuvõtvate videotega. Lasime Kroonika ligi ürituse telgitagustesse, pakkudes võimalust dokumenteerida ühe peakorraldaja päeva. Jah, nüüd on avalik info, tõeb Kroonikuse lugu, et Kristinil on Peetris ladu. Ja muidugi meie superstaaride eriüritus. Kutsusime ellu eriformaadis uue tiimivõistluse, mis sai kõvasti tähelepanu nii meil kui ka mujal. Üritust promosime läbi tippmängijate, kes meile selleks puhuks videos erinevaid üleskutseid üle maailma lindistasid. What was the flow was it? Unbelievable. The venue is amazing and the people are amazing. It's amazing. Meie eesmärgid ei saanud mitte ainult täidetud, vaid kuhjaga ületatud. Üritust külastas pea 13 000 pealtvaatajat. Teleülekandeid vaatas Eestis ligi 60 000 inimest ning rahvusvaheliselt jõudsime miljoniteni. Üritust nimetati discgolfi maailma muutvaks ja üheks parimaks võistluseks, mida eales korraldatud. Täna saame uhkusega öelda, et maailmameistrivõistlused on Eesti poole teel.